tere tulemast portali webinari. Ma loodan, et kõik on ilusti kuulda. Kui peaks olema vahepeal tehnilisi viperusi, siis saate mulle siia chatti kirjutada. Aga mina olen Liis ja algab portali webinar. Meie webinar täna kestab umbes 45 minutit, mille jooksul teen sulle virtuaalse ringkäigu portali veebilehel. Näitan sulle, mis on meil hetkel olemas ja kuidas sa saad seda oma igapäevatöös rakendada. Peamine eesmärk on anda sulle ülevaade ja ka praktiline tunnetus, et kuidas saab portal just sind sinu igapäevatöös toetada. Kui sul tekib jooksvalt küsimusi, siis pane need siiasamma chati kirja. Kui meil jääb webinari lõpus aega üle, vastan neile jooksvalt. Kui ei jää või on võib-olla keerulisem küsimus, siis edastan sulle vastuse e-kirja teel. Enne veel, kui lähme portali keskkonda ja vaatame päriselt, kuidas seal asjad käivad, ma räägin sulle natukene taustainfot ja portali loogikat. See kõik aitab sul paremini mõista portali ülesehitust, kuidas ta seostub standardbooksiga ja lõppkokkuvõttes on sinul portalis orienteerumine lihtsam, loogilisem ja kogu see kasutuskogemus on sinule sõbralikum. Aga ma panen siit praegu oma video kinni ja jagan sinuga uuesti oma ekraani ja lähemegi teele. Nii, mul on siin algusel slaidid, mida on lihtsam jälgida, samal ajal kui ma sulle juurde räägin. Ehk siis, mis on Excellent portal? Excellent portal on veebirakendus, mis toob standardbooksi võimalused sinuni igas seadmes, olgu selleks telefon, tahvel või arvuti. Töö tegemiseks portalis ei ole vaja midagi alla laadida ega paigaldada. Kõik on sul kättesaadav juba veebikeskkonnas. Kui tavapäraselt oleme kõik harjunud kasutama standardbooksi klientprogrammi, siis portali põhieesmärk ongi loodud just nendele inimestele, kelle igapäevatöös piisab ainult valitud funktsioonidest. Ja neile, kes on oma töös liikvel, et nad saaksid ka lihtsamalt ja mugavamalt oma tööülesandeid täita. Võib-olla kõige olulisem, mis siit täna endaga kaasa võtta, on see, et portal on aktiivses arenduses ja uusi võimalusi ja täiustusi lisandub pidevalt. Kohe varsti uue versiooni uuendusega tuleb ka välja uus portal, kuid portali puhul on võimalik ka see, et mõningased uuendused võivad uueneda portalis ka nii-öelda standardbooksi uuenduste vahepeal. Et osad on seotud standardbooksiga, osad mitte, et saate selleks valmis olla, kui mõnikord on midagi natukene muutunud. Me proovime iga uuendusega muuta portalit paremaks ja kasutajasõbralikumaks, kuid põhjus, miks me ka tootega praegu turule tulime, oli see, et me tegelikult väga ootame, soovime ja panustame teie tagasisidele. Et kui sa juba kasutad portalit ja sul on juba mõtteid ja ideid, mida sa ei ole veel meiega jaganud, siis ole hea ja kirjuta meile info@excellent.ee. Ja kui sa pärast webinari endal portali aktiveerid, et vaatame ka kõige viimasena, kuidas aktiveerimist teha, siis samamoodi, et kõik soovid ja ettepanekud on teretulnud, sest päeva lõpuks me teeme seda ju sinu jaoks, et sinul oleks parem ja lihtsam tööd teha. Ning selleks see tagasiside on meile kõige parem indikaator, kuidas asju paremaks muuta. Ja räägin sulle ka, kuidas portal ja Books on omavahel seotud.
et portal saab töötada ainult koos standardbook'iga. see tähendab seda, et ettevõttel peab olema standardbook'iga tehtud leping, kuskil kellegi arvutis see klientprogramm peab olema olemas, mis siis on portaliga ühendatud. Niisugune peamine loogika on selles, et kõik, mis on portalis, on olemas ka standardbook'is, kuid kõik, mis on book'is, ei ole olemas portalis. ja see on meie teadlik valik, kuna eesmärk on hoida asja lihtsana, selgena ning kui sina näiteks kasutad seda mobiilivaates, siis tegelikult niisuguseid suuri mahukaid mitme vahelehega kaarte on sul seal väga raske hallata ja sellisel moel kaob nagu selle mõte pisut vähemaks. ja sellest tulenevalt, et me proovime hoida seda hästi lihtsa ja loogilisena, ei tule ka portalile sellises mahus juhendeid, nagu on Puksi iga registri või seadistuse kohta. aga peagi kohe vaatame, kui lihtne see siis on. täna on meil portalis kokku 3 rollipõhist vaadet. üks on töötaja vaade, siis on osakonna juhi vaade ja admin vaade. kõik need vaated lähtuvad kasutaja rollist organisatsioonis ning neil on erinevad õigused ja funktsioonid. tänane webinar on üles ehitatud niimoodi, et me alustame töötaja vaatest, seejärel liigume edasi osakonnajuhi vaatesse, kus lisandub natukene vastutust ja infot juurde ning lõpetuseks vaatame admin vaadet, mis pakub kõige laiemat ülevaadet ja haldusvõimalusi. ning täna näitangi sulle, kuidas pääseda ligi oma tööandmetele ja dokumentidele, kuidas koosolekuid ja tööülesandeid planeerida, ostuarvete kinnitusringi ja müügiarveid, pakkumisi, tellimusi ja kontakte. aga ega siis midagi. Läheme siit edasi portalisse. nii. selline näeb siis meie portali logimisleht välja. Siia saab sisse oma emaili või isikukoodiga ja parooliga. ning siseneme. ja ma vahetan endalt töötaja andmed. võib-olla, kui sa olid juba kiire, siis sa märkasid, et mul siin vasakul veerus muutusid need. aga see on hea koht, kus ma saan sulle näidata, kui Puxis sul tuleb see reconnecting ette, siis portalis, kui sa saad sellise nukra inimese siin oma telefoniga, siis ole hea, korra välju ja tule uuesti sisse. ning mina olen siin sees nüüd kui töötaja. ja minul on siin näha personalihalduse plokk. automaatselt on mul avatud siin suurel ekraanil planeeritud puudumised, kuna see on lihtsalt minu selle ploki esimene register. kuidas nüüd seadistada seda, mida töötaja näeb? see käib meil läbi Puxi. ja selleks on kasutajagrupid. kui sa aktiveerid portali, sul tekib juurde 3 kasutajagruppi. praegu me vaatame seda Excellent Portal User'i gruppi. nagu sa näed, on minul ainult näita töötajaid toimingul pandud täielik. kui ma näiteks ei kasuta üldse palgamoodulit ja ma tahan, et minu töömehed, müügimehed saaksid vaadata arveid ja müügitellimuse poolt, siis ma panen neile tase täis. korra lähen välja, kuna see on seotud minu isikuga ja näete, mul on siin ainult see müügihalduse osa. et sellisel moel saad ise valida, mida sinu töötaja vajab. ma praegu keeran selle tagasi, sest ma näitan sulle seda müügiarvete osa tegelikult admin vaates.
sest siin mulle tundub, et on oluline näidata, kui palju töötaja näeb oma andmeid, kui sa kasutad palgaarvestuse moodulit ja töötajale need ligipääsud annad. Ehk siis mina töötajana näen oma planeeritud puudumisi. Need on need puudumised, mida ei ole mul veel kinnitatud. Ma võtan selle akna siin ära. Et see siin näitab, et see on minu poolt kinnitatud, aga mul osakonnajuht ei ole seda veel kinnitanud. Ma saan siit vaadata ka oma osakonna graafikut, näiteks kui ma mõtlen, et ma tahan minna suvel puhkusele, ma saan vaadata, et ahah, näed, Heili siin juba puhkab, meil on võib-olla kokkulepe, et 3 inimest peavad tööl olema, et noh, tundub, et niisugune 20 juuni oleks mul hea aeg puhkusele minna. Kuidas nüüd siia need ilusad värvid tekivad? Siis selleks lähme käime korra Puksis ja värvid tekivad meile siin palgamooduli seadistusest puudumise tüübid. Kui ma avan puudumise tüübi, siis siia on tekkinud lisaleht, portal. ma saan siin märkida tähise, kuidas ma tahan, et see minu graafikutes portalis on ja saan siit valida ka värvi, kuidas ma tahan, et see oleks siin näidatud. kui ma selle muudatuse hetkel ära tegin, korra uuendan, vaatan graafikut, siis on minul see puhkuse värv ka muutunud. ma saan siit kohe lisada ka uut planeeritud puhkust, valides alguskuupäeva, lõppkuupäeva ja puudumise tüübi. nii, ja saadan kinnitusele. Siis ma näen siit vasakult menüüst kõiki oma juba möödunud puudumisi. ma võin ka siin ajaliselt filtreerida või otsida, aga mina olengi ainult korra haige olnud, seega kõik mahub ilusti ühele lehele. ning töötajana ma näen enda osakonnaga seotud töögraafikuid. ning võib-olla kõige magusam osa, mis siit saab, on palgasedel. et ühelt poolt töötajana on väga lihtne ja mugav, kui ma saan oma palgasedelitele igal hetkel ligi. ja teise külje pealt on see suurepärane võimalus raamatupidajatele, kes seda palgaarvestust teevad. sest nii, kui ma palgaarvestuse moodulis kinnitan ära oma arvestuse kaardi, korra vahetan lehte, ilmub palgasedel juba kõikide töötajate portalisse. ei ole vaja neid hakata kuhugi saatma või salvestama, vaid kõik on ilusti olemas. nüüd teine vaade ehk siis see osakonna juhi vaade on samuti seotud selle töötaja kasutajagrupiga. aga selleks, et ma saaksin nüüd oma osakonda näha, pean ma minema, nii, mul on jäänud mingi aktiivne rida siia. selleks ma pean minema seadistusse konteerimisgrupid, osakonnad, valima oma osakonna ja siin on mul uus väli, kuhu ma valin juhi isiku ja salvestan. nüüd, kui mul on juht määratud, lähen korra portalist välja ja uuesti sisse, siis mis on muutunud? mul on tekkinud siia juurde juba 3 registrit, mida mul töötaja vaates ei olnud. mul on juures kõikide töötajate nimekiri, kes kuuluvad minu osakonda. mul on juures töölepingute peamine info
siit edasi ta detailse infoni ei lähe, kuid kui sul on soovi, siis sa saad seda infot siia panna. Juhul kui sul on standardbooksis kasutajagrupis määratud manuste tase täis, siis tekib siia see võimalus. Nii, siis ma näen kõikide oma osakonna planeeritud puudumisi. Ma näen kõikide oma osakonna puudumisi. Ma näen töögraafikuid ja mis tuleb osakonnajuhi vaatel juurde, on tööajatabelid. Kuid ma näen ikkagi ainult oma palgasedeleid. Et selles suhtes ei ole vaja karta, kui te annate oma juhtidele õigusi, et detailne palgainfo on siiski lubatud ainult admin õigustega. Aga osakonnajuht saab siin väga hästi orienteeruda, tal on kohe ülevaade olemas, kes millal kui palju tööd teeb. Ja nüüd lähme edasi admin vaatesse. Mina selleks siin vahetan ettevõtet nii Uxis kui portalis, lihtsalt sellepärast, et mul on need kasutajaseadistused niimoodi tehtud. Ja vaatame nüüd admin vaatega kõik ülejäänud võimalused ka läbi. Nii, ma panen korra endal Uxi kinni, et see sinine aken siit alt ära kaoks. Et see juba muutub natukene häirivaks. Noh, ja login korra sisse, et näidata teile ka, kuidas need siin seonduvad omavahel. Aga alustame siis tööülesannetest. tõstan selle akna endal siin. tööülesanded avanevad, kui sa oled siin viimasena olnud, siis nad sulle avanevad ja siin on näha 3 tulpa. On tegemata, on need, mis on töös ja need, mis on tehtud. Selleks, et su vaateväli ei oleks siin võib-olla nii kirju, sa saad siit ülevalt filtreerida ainult kinnitamiseks tööülesanded. Need on nüüd puhtalt seotud ainult ostuarvete kinnitusringiga või siis teised, mis on siis meeldetuletused või märguanded, mis sa oled endale puksi pannud. Siin on samamoodi väga kaunid värvid ja neid värve saab siis muuta meil standardbooksis. tööülesannete värvide muutmine käib seadistuses tegevuste tüübid. Oluline on, et igal tegevuse tüübil, mida sa soovid, et portalis kuvatakse, oleks olemas tegevuse tüübi klass. Ja täpselt siin klassi peal asub ka see koht, kus sa saad värvi valida. Ja nüüd on mul see valitud. Niimoodi sa saad enda jaoks ise luua täpselt sellise disainiga tööülesanded või siis graafikud, nagu sa soovid. Sisestame ühe tööülesande ka. Siin on nüüd selgelt näha, et tegelikult mul seal Puksis oli ju sirviaknas palju rohkem tegevusi, aga siin mul on näidatud ainult, mis on tüübiga. Mul on kliendi kohtumine. Ma valin alguskuupäeva, lõppkuupäeva, kellaaja.
ma saan määrata selle ka kellelegi teisele, kui ma tahan kellegi teise kalendrit täita või saata tööülesandeid. võin siit valida ka alati koopiaid, märkides linnukesed, kellele koopia läheb ja vajutades nuppu sisesta. kui mul on see ülesanne seotud mingisuguse projektiga, siis ma saan siit valida projekti ning mulle kuvatakse kontaktikood ning kontaktikaardilt peakontaktisiku nimi ja telefon. kui mul on ka kontaktisikud, saan siit valida ka õige inimese. ning siia saan kirjutada kirjelduse kohtumise kohta. kui ma selle nüüd ära salvestan, siis mul tekib ka võimalus siia lisada kommentaare. Nii. Selleks, et muuta kirjeldust, pean ma siin valima sinise nupu muuda ja ma saan siia juurde lisada. kommentaare ma selliselt muuta ei saa. kui need on siia pandud, siis need on. aga lähme korra puksi ja ma näitan sulle, kus sa neid kirjeldust ja kommentaari näed tegevuse kaardil, sest nad võivad olla natukene harjumatus kohas. et siin üleval, kus on see punkt, siia tulevad kirjeldused, siit sa saad neid ka juurde lisada. ja siia punkt, siia alla tulevad kommentaarid, kuhu sa saad samamoodi lisada. ja sellisel kujul mulle siia uus tööülesanne tekkis. siit on ka näha, et on üks kommentaar. üldine loogika on siin sarnane puksile, kõik, mis on punases, on üle tähtaja, kõik, mis on rohelises, on tänase päevaga ja kõik, mis on halliga, siin allpool mul on tuleviku tööülesandeid. kui me nüüd vaatame ostuarvete kinnitamise poolt, siis portalis on see kinnitusringi läbimine või kinnitamine oluliselt lihtsam ja mugavam. mul on siin valmistatud ette 3 kinnitamisele vajavat ostuarvet. siia kirjeldusse ma panin sulle juba vihje ka, mis ma sellega teen, et selle ostuarvega on kõik korras ja kinnitan ära. juhul, kui mina ei ole nüüd see otsene kinnitaja, ehk võib-olla mul on vaataja või ma olen lihtsalt see vastutaja, siis minul neid kinnita keeldu jäta nuppe ei ole. et need tekivad siis vastavalt vajadusele. praegu olen mina kinnitaja, kinnitan ära. siia kinnitaja juurde minu nimele tuleb niisugune roheline ring, linnukene, kaardi hetkeseis on kinnitatud ja kinnituse staatus on samamoodi kinnitatud. ja siit ma saan liikuda ka ostuarvele. võib-olla siin on üks hea koht, mida ma saan teile näidata, et kui te märkate, siis siin üleval ta kogu aeg jätab meelde, kus ma käin. ma võin käia siit edasi-tagasi ostuarve pealt tööülesande peale ja jälle ostuarve peale. kogu see jada on nagu siin olemas, et ma ei saa ära unustada, kus ma ennem olin ja saan alati tagasi kõndida. see jada kaob ära siis, kui ma lähen siia vasakpoolsesse menüüsse, siis see nullitakse ära ja hakkab otsast peale. aga minu kinnitatud ostuarve jõudis siia tehtud veergu. nüüd, kui mul on ostuarve, mis on valele ettevõttele, ma panen talle keeldu ja siis ta saab kinnituse staatuse tagasi lükatud ning mulle tekib siin see punane ring üle. see tähendab siis seda, et samamoodi standardbuksis on see ostuarve tagasi lükatud ja tuleb alustada uuesti. ja viimane võimalus on see, et ma panen siit jäta, saab niisuguse halli ringi ja X-i. ma saan minna puksi, ta saab staatuse tühistatud, teha vajalikud muudatused ja saata uuesti kinnitamisele. aga selle kinnitusringi kohta meil tuleb ka põhjalikum videojuhend, et
täna ma läksingi siit suht kiirelt üle. Nüüd on minul kõik tegemata asjad kinnitamise osas tehtud. Need, mis on siin keskmises veerus töös, need on sellised tegevused, kus mina näiteks olen vastutaja, aga mina ei ole aktiivne tegutseja. Ehk siis ma lihtsalt jälgin, kas see tööülesanne on mingil hetkel tehtud või ei ole tehtud ja kas ma saan kedagi tagant utsitada või meelde tuletada, et ole hea, mine tee ära. Ning tööülesannetelt ongi siis kõik. Järgmine osa on nii-öelda müügihaldus. Siin all on arved, tellimused, pakkumised ja kontaktid. Et võib-olla harjumatu on see, et arved on ka siin olemas, aga noh, lihtne meelde jätta, et ta sobib siia ideaalselt. Kui me alustame nüüd tööprotsessi sellest, et me teeme pakkumise, võtan siit ühe lahtise pakkumise, siis ma saan siit pealt kohe koostada kas tellimuse või arve või saata emailile, mis on väga lihtne ja hea kasutada, kui ma olengi mobiiltelefoniga kliendi juures. Ja mul tekivad siia samamoodi need seotud kaardid. Ja siin üleval ma ka näen, kuidas minu kõndimise jada on läinud. Nii, selleks, et tellimusest arve teha, on minul programm seaditatud nii, et tuleb vahepeal ka lähetada. Seega ma siit praegu edasi ei liigu. Aga kõikides nendes registrites on suht sarnane vaatepilt. Võib-olla, mis on oluline, on see hetkeseisu lahter, mis on samamoodi ilusti värviliselt ja see filtrite koht. Sa saad vaadata oma lahtiseid pakkumisi. Neid on võimalik ka siin koos valida, kui sa tahad näiteks lahtisi aktsepteerituid näha või siis eraldi. Ühtegi tagasi lükatud mul ei olegi. Siin üleval ta vaikimisi võtab tänasest päevast 2 kuud tagasi, aga sa võid siia ise panna ka pikema ajaperioodi, täpselt nii, nagu sulle sobib. Nii, siit selle ära. noh, paneme siia tänase. Nüüd läks mul kõik tänase peale. nii, käed võib-olla värisevad siin webinari tehes, ei saa täpselt pihta. Samasugune vaade on meil ka tellimuste lahtris. Ja siin lisandub veel tellimuse staatus. Ehk sul on väga hea vaadata, kas mingi tellimune on lõpetatud, kas ta on lähetamata või ta on arveldatud, see tähendab, et on ära lähetatud ja arveldamata jah, et on ära lähetatud, kuid ootab arve koostamist. Saan siit pealt ka kohe arve koostada. väga kiire, väga lihtne ja mugav kasutada väikses seadmes. Ning samamoodi on arvete register. siin need kuupäevad lähevad punaseks siis, kui sul on arve üle tähtaja, näed hetkeseisu ja tasumise seisu. Ning kontaktide puhul sa saad siit lisada uut kontakti, kui sa soovid. siin on erinevad infod, mida sa saad täita. täna siin ega lähitulevikus siin seda Rickpäringu funktsionaalsust ei ole, aga kui oled jõudnud uue kliendi juurde ja kohe tahab midagi müüa, siis sa saad seda siit kenasti teha ja ära täita. muidu kontaktikaart on selline, siit on näha, mis info Puksist kuvatakse portalile. tegelikult siin on päris palju infot, mis kaasa antakse. ja võimalus vaadata kohe ka, mis sul selle kliendiga toimub, on see hetkeseis, et on näha täpselt, mis tegevused selle kliendiga on tehtud. kui ma vaatan, et meil aeg läheb siin päris ruttu, siis vaatame korra ka teised nüansid üle.
Personalihaldusel siis admini vaates on ainukene muutus on see, et sa näed kõike. sa näed kõiki töötajaid, sa näed kõiki töölepinguid, planeeritud puhkumisi, puudumisi, töögraafikuid, töötabeleid ja siin vaates näeb ka kõiki palgasedeleid. Et selle õigusega siis tuleb olla ettevaatlik, kui te seda kellelegi annate. ostude pool on ostuarved ja kontaktid. ostude pool, mis oleks kõige väärtuslikum siit kaasa võtta, on see, et siin on selline tellitud linnukese koht. ma kohe saadan ühe ostuarve siit tasumisele, et ma saaksin sulle näidata. ehk siis see tellitud salvesta, saada panka, on ju. minul on testprogramm, läks nii. Siis ma näen siin seda, et see on nagu tellitud ja panka saadetud. ehk siis, kui mul tekib juhina näiteks küsimus, kas mingid arved on tasumata või ma lähen mingile kaubale järgi ja öeldakse, et vabandage, et me ei saa sulle kaupa anda, see on tasumata, siis ma tegelikult näen, kas raamatupidaja või siis inimene, kes seda peaks tegema, on selle juba panka saatnud, kas ma saan minna panka kinnitama või ma pean pöörduma selle inimese poole ja küsima, et ole hea, saada panka, maksa ära. Et see natukene vähendab, tegelikult päris palju portal vähendab ettevõttesisest suhtlust, sest võtmeinfo sa saad siit portalist kohe kätte. ning samamoodi on siin ka kontaktid. lisaks on minul admin vaates tehtud lahti ka aruanded. täna meil on siin 3 aruannet. on müügiires kontroaruanne. sellisel moel on selleks, et uut avada, tuleb vana sulgeda. on ostujuures kontro. jookseb mul siit alla veel. ja on bilanss. kuid juba sügise lahendusel meil tulevad siia sisse ka KPI-d ehk siis need on portalis sul ilusti visuaalselt värviliselt. Nad mul praegu on inglise keeles, aga portali nad jõuavad eesti keeles, kus sa näed kokkuvõtet oma müükidest, ostudest ja finantstulemustest. sa näed oma käibeid nii müügi kui ostu poole pealt ja ka kasumi-kahjumi jooned, mis võib-olla teeb selle aruandluse portalis natuke visuaalselt kaunimaks ja kohe silmaga lihtsalt haaratavaks. aga mis ma tahan sulle täna veel siin näidata, on see, et kuidas portalit aktiveerida. nii, panen portali endal siit alla. siis selleks, et portalit aktiveerida, ma võtan ühe demoettevõtte, kus ma ei ole seda veel teinud. seni, kui ta mul nii nagu käsu peale mõtles ära. nii. kui sa lähed oma programmis nüüd siia Standardbooksi ikoonile, nagu sa tead, sa jõuad meie kodulehele ja kasutaja toe all on ka kohe päevakajalistes juhendites on üleval Excellent portali aktiveerimine ja seadistamine. see on väga korralik, päris pikk juhend, millest meie saame 1. kuni 5. punktini teha, seni kuni sina saad emaili. et pärast saad siit edasi vaadata. siin räägib nendest õigustest ja kasutajagruppidest, aga põhilised esimesed sammud ma näitan sulle ära. ning muidugi alati, kui sa jääd hätta, saad meile helistada, saad meile kirjutada, et kunagi ära jää oma murega üksi.
aga selleks, et see seadistamine teha, on vaja kõigepealt kontrollida, kas siis globaalsel kasutajal või isikukaardil on vajalikud infoväljad täidetud. vaatame kõigepealt globaalset kasutajat. nii, mul peab olema siin täidetud, mul siin on juba EPAdmin, ma võtan ühe teise ettevõtte. mul peab olema globaalse kasutaja kaardil, noh, ma olen kõikides juba ära aktiveerinud. kohe leiame ühe, kuhu ma ei ole. ma arvan, et mul see globaalne kasutajakaart ongi juba sellega, kuna mul esimeses ettevõttes on. aga ühesõnaga, globaalse kasutaja kaardil, võtame siit selle info kasutaja, peab olema täidetud nimi, peab olema täidetud isikukood, siis peab olema määratud keel Eesti ja peab olema sisenemise email ja peab olema ka olemas emaili aadress. kui need on puudu, siis saate need ilusti juurde lisada. täpselt samamoodi on üldises moodulis isikukaartidel. peavad olema need väljad täidetud. kuna minul on siin hetkel üldse kasutajad, keda ma ei taha panna, siis ma täidan sellel kaardil selle ära. ehk siis sisenemise email, eesti keel, isikukood on vaja isikukaardil. erinevus siis, mis andmeid on vaja, on see, et globaalsel kasutajal oli lisaks ka emaili aadress vaja täita, isikukaardil piisab ainult sisenemise emailist. järgmine samm on moodul üldine, seadistused, e-teenuste seadistused ning muud vahelehel asub meil Excellent portal. kui ma valin aktiveeri, siis ma saan niisuguse teate, et tegemist on tasulise teenusega, tutvu tingimustega. hetkel me seda ei tasusta, kuna see on meil testimisjärgus ja kui see ühel hetkel jõuab maksustamiseni, siis päris kindlasti teile antakse sellest varem teada ja saadetakse ka selle kohta vastav info emailile. siis sa vajutad, et nõustun tingimustega ja saadad. näed, minu ettevõtte andmetes puudub registrinumber. Teil kindlasti on kõik andmed ilusti täidetud ja te saate siit vastuse, et aktiveerimine on olnud edukas ja teile saadetakse meili peale juba vastavad juhendid, kuidas seda edasi teha. ning saategi minna sealt punktist 1.4 edasi. Need kasutajagrupid, mida ma teile näitasin, need tekivad automaatselt kohe peale aktiveerimist ja nad on ka sellisel moel juba täidetud, et saate siit hakata edasi minema. aga nii kiirelt nüüd see aeg meil läkski, et hetkel siin chatis ei ole mul ühtegi küsimust. seega ma väga loodan, et kui teil need tekivad, siis te edastate meile need kohe või veelgi parem, kõik oli nii selge, saate kohe rõõmsalt kasutama hakata. aga minu poolt ongi siis kõik. ma soovin teile väga toredat testimist. kindlasti, kui teil on häid mõtteid, ideid, olge hea, andke meile tagasisidet. saame alati teie tagasiside abil muuta kõik veel paremaks. ja minu poolt siis
kena päeva jätku ja kohtume järgmistel kordadel.